Vau! Ma arvasin seda, et arhitektuurinõukogu on selline 20 inimest, 25 inimest. Paneme ministeeriumis Tammesaali kinni ja siis arutame asju, aga tuleb välja, et arhitektuurinõukogu on tõeliselt suur, nii väikse riigi kohta. Selle üle on siiralt hea meel. 2 nädalat tagasi käis mul külas naise hea sõbranna Inglismaalt oma perega, ta abikaasa on valitsusametnik ja kui me õhtul siis sellises vabas õhkkonnas veini limpsisime, siis ikka tuli juttu sellest, et kuidas siis ühel või teisel riigil majanduses läheb ja millised on rahalised võimalused ja nii edasi. Ja see vestlus oligi enam-vähem selline, et mina tõin välja seda, et kui palju teil seal UK-s ikka ressursse ja inimesi, kui kõrge on SKT ja siis vastu sain seda, et kui hea on Eestis ikkagi elada teil, et kogu see digipool, kui lihtne on asju ajada. Ja need on need hetked, kus on tegelikult väga uhke eestlane olla ja veel uhkem või veel parem tunne on siis tegelikult selle digiriigi üle. Suured tänud teile selle eest. See panus, mida viimased 25-30 aastat olete panustanud, on olnud seda väärt. Eesti digiriigina on maailma tipus. Aga poleks digiriiki, kui ei oleks väljakutseid ja poleks arhitektuurinõukogu, kui ei oleks väljakutseid. Ja päeva sissejuhatuseks mõned väljakutsed, mida ma näen ja mis mulle muret tekitavad, aga olen suhteliselt kindel, et selle ajutrustiga, mis siin saalis on koondunud, on võimalik kõik väljakutsed ka lühikeses või pikas perspektiivis lahendada. Esiteks, julgeolekuolukord. Viimased 1000+ päeva sõda Ukrainas ei ole ainult kaotatud inimelud kümnetes, sadades tuhandetes, vaid see on olnud ka sõda küberruumis ja mitte ainult Ukrainas, vaid ka Eestis. Meie jaoks on see tähendanud tegelikult siis kordades suuremat rünnete fooni ja ka seda, et meie elutähtsad taristud tegelikult pannakse pidevalt proovile. Ma usun seda, et kogu see rünnete foon, mis on viimase pea 3 aastaga oluliselt kordades kasvanud, see on uus reaalsus. See, mis enne oli, ei tule enam mitte kunagi tagasi. Harjuge ära. Teiseks, elutähtis taristu. Aasta tagasi üks laev tõmbas läbi gaasitoru, 2 sidekaablit, õnneks teised sidekaablid jäid terveks, sama asi kordus mõned nädalad tagasi. Isegi kui tegemist ei ole tahtliku tegevusega, siis meie idanaaber kindlasti jälgib nende sündmuste lahendamise kulgu äärmise tähelepanelikkusega. Mida see tähendab riigi jaoks? See tähendab seda, et me peame olema valmis oma IT-teenuseid pakkuma tingimustes, kus meil kas välisühendused on oluliselt häiritud või nad puuduvad üldse. See tähendab seda, et me peame olema valmis oma teenuseid pakkuma väljapoole Eesti riigi piire. Ja see valmisolek ei saa olla teoreetiline, see ei saa olla paberi peal, see peab olema reaalselt toimiv protsess, mida peab olema võimalikult kiiresti ellu viia. Sisuliselt tähendab siis seda, et pilvekõlbulikkus, kui seda ei ole, tuleb selline jõuda, riigipilve kasutuselevõtt, valmisolek kasutada avalikke pilveteenuseid, valmisolek oma teenuseid võimalikult kiiresti kolida. Teiseks, see 25-30 aastat digiriigina tähendab seda, et me vist oleme jõudnud sellest startupist nüüd sellisesse suurfirma staatusesse. Meil on päris palju legacy't. Madis näitab teile oma järgmises ettekannes ka ühte graafikut, mis ei näe üldse nagu ilus välja. Jämedalt 1/3 andmekogudest oma elukaare vaates on kriitilises seisus. Jämedalt 2/3 on sellises mitte heas seisus. Ja siis see viimane 1/3 on heas seisus. Ehk siis selle legacy'ga on vaja väga selgelt ja fokusseeritud tegeleda. Miks?
Vajalik on see selle jaoks, et ootusi tegelikult on see, et me teeksime innovatsiooni ja selleks, et innovatsiooni teha, on vaja pidevalt süsteemselt seda olemasolevat osa moderniseerida, efektiivistada, vähendada. Erasektoris kehtib väga hästi 80-20 printsiip, kui see ei kehti, siis on 70-30, aga mõte jääb samaks. 20% klientidest toob sulle 80% tuludest ja ülejäänud 80% klientidest toob sulle 20% tuludest. Ma usun seda, et sama reegel tegelikult kehtib ka riigi vaates, et 20% infosüsteemidest andmekogudest tegelikult täidab 80% riigi ülesannetest. Ja nüüd see ülejäänud 80% peabki olema pidevas fookuses, kuidas seda vähendada, efektiivistada, moderniseerida, muuta riigi jaoks odavamaks ja see omakorda annab võimaluse siis tegeleda päris põnevate asjadega, innovatsiooniga. Sinna juurde käib ka tegelikult see keerukuse kasv. Digiriik on muutunud viimase 10 aasta jooksul oluliselt keerukamaks, eksponentsiaalselt võiks suisa öelda. See keerukus tõenäoliselt on paratamatu, eks seadusandlus on läinud ka oluliselt keerukamaks. Ja see keerukas muudab kõiki neid meie tegevusi tegelikult veelgi keerukamaks. Ja kui nüüd vaadata seda, et mida kodanik meilt ootab, siis kodanik tegelikult ootab meilt seda, et me oleksime mobiilis aina rohkem. Meil tulevad peale või on juba generatsioonid, kes ei kasuta enam klassikalist arvutit, vaid kasutavad ainult mobiiltelefoni ja meil teistpidi tulevad peale generatsioonid, kes võib-olla mitte kunagi sinna klassikalisse arvutisse ei jõua. Riik peab olema mobiilist väga hästi kättesaadav ja pakkuma sama head kasutajakogemust, nagu ta teeb seda arvutis. Ja siis taustal on see AI möll. Ma ei ole veel ühegi taksojuhi käest kuulnud, et taksojuhid AI-d kasutaksid, aga fakt on see, et ootused AI poolt pakutavale uutele võimalustele on ääretult suured ja me peame olema selleks valmis. Neljandaks, raha. Kas keegi teab, mida tähendab 5 + 3 + 2? Jaa, kärbe. Järgmisest aastast siis riigieelarve vahendid -5 ja siis ülejärgmine aasta lisandub -3 veel sinna otsa ja siis veel -2. Ja kui vaadata seda, et mille baasil on tänast digiriiki ehitatud, siis me oleme kasutanud hästi palju välisvahendeid. RRF lõpeb otsa järgmisel aastal, SCF-i periood ülejärgmisel aastal. Ja meil on tegelikult taustal olnud pidevalt see probleem, et kuidas neid ägedaid asju päriselt tulevikus ülal pidada. Paneme sinna juurde siis selle kärpe, siis tegelikult esmapilgu see pilt ei ole üldse hea, aga mis võimalus oleks ju tegelikult see, ja siin ma vaatan ennekõike teie otsa, et ega seda raha kusagilt juurde ei tule, see on nagu fakt. Aga seda raha puudumist on võimalik lahendada väga hästi, väga targa arhitektuuriga, erinevate komponentide taaskasutusega, koos tegemisega. Ehk siis edukas on see IT-arhitekt, kes suudab eesmärgi täita võimalikult palju olemasolevaid komponente targalt kasutades, mitte endale uusi ausambaid ehitades monoliitide näol. Ja kindlasti selle juures peab toimuma pidev see järjekindel legacy sulgemine. Kuidas seda saavutada? Väga ootaks seda, et ma tean, et see juba toimib väga paljude puhul, aga olge head, vaadake alati pilti oma majast laiemalt, ehk siis vaade igale arhitektil peaks olema üleriigiline. Kindlasti avatus, kogemuste vahetamine. Rääkige lisaks õnnestumistest ka ebaõnnestumistest. Ebaõnnestumiste jagamine on kõige väärtuslikum. Toetage üksteist. Osades riigi IT-majades ei ole näiteks pilvekompetentsi piisavas mahus olemas. Jagage seda kompetentsi. Ja kindlasti on oluline kaasumine
Kaasamine mitte selles vaates, et ärge oodake kaasamist, vaid kaasuge ise ja need formaadid, kus te osalete, ka see tänane üritus, see teadmus, mida te siit kogute, palun viige see oma majadesse ka kaasa, jagage seda seal. Ja viimasena, iga arhitekti ülesanne on olla mentor ja hoolitseda järelkasvu eest. Ehk siis, kui võrreldes eelmise arhitektuurinõukoguga on siin pooled inimesed uued, siis ootus järgmiseks arhitektuurinõukoguks on see, et siia tuleks juurde noori ja vihaseid mehi ja särtsakaid naisi. Aitäh teile! Enne, kui sa päris ära lähed, et nii julgeid mehi ja naisi ei ole olnud, kes oleks WhatsAppi küsimusi kirjutanud, workshopi, aga ma küsiks ise, et ma arvan, et kindlasti küsimus, mida paljud tahavad küsida, on see, et mis nüüd siis asekantsleri haldusalas saab. Järsku sa tahad paari sõnaga rääkida sellest? Jaa, see on olnud üks huvitav rada, mis viimased aasta aega on toimunud, pea aasta aega, et kui mul paluti eelmise aasta veebruaris digiarengu asekantsleri kohuseid täita mõnda aega, siis ma küsisin, et kui kaua see periood siis kestab ja mis on ootused. Siis ma sain vastuseks, et 2,5–3 kuud. Aasta saab täis varsti. Ja ega see rada on olnud üpris käänuline. Esiteks siis jah, tõepoolest need konkursid, mis on ebaõnnestunud ja teiseks siis teemasse lisab vürtsi see, et augustis või juuli lõpus sündis uus koalitsioonilepe, millega koos siis otsustati digiarengu valdkond liigutada MKM-ist Justiitsministeeriumisse. Selle tulemusena siis jah, sünnib tõepoolest uus ministeerium, milleks saab olema siis Justiits- ja Digiministeerium. Mis on need võimalused, mis tekivad? Ma usun sellesse, et mitmete digiteenuste arendamisel me oleme tegelikult feilinud selles, et seadusandlus ei ole nii agiilne ja ei käi sama jalga IT-arendustega. Ehk siis kõige suurem võit, mis sealt saab tekkida, on tegelikult see, et me suudame õigusloomet teha IT-arendustega samas tempos. Ja mis veel tähtsam on see, et kas õigust üleüldse on vaja muuta. Kas pilveteenuste kasutamine on Eestis keelatud? On hea näide tegelikult. Ehk siis ma arvan, et me saame sealt nagu jõudu juurde kindlasti ja teistpidi nüüd, mis puudutab seda asekantslerite portfelli, siis tõepoolest tänase justiits- ja digiministri soov on siis see, et valdkonda tekiks jõudu juurde. See tähendab seda, et tekib siis 2 asekantsleri portfelli, üks hakkab tegelema digitaristu, side ja küberturvalisusega, teine võtab tõsise fookuse siis kogu selle e-teenuste osa. Ma arvan, et tänases hetkes arengustaadiumis on see mõistlik mõte, eks aeg annab arutust. Aga suur tänu, Erik Janson!